sind armas hing, tervita linnu vaimu voolavas vees. Juurdunud maasse, tuulena lendad üle taeva, nopid tähti oma enese vaeva. Püha ilu täis on ruu, hinge õrnus puhtus suu. Tuulesäde hoiad hinges, iseseisev keha, hoitud, kantud üha maailma süles. Eetrisse nüüd tuleb. Tere, nii ilus on teid kõiki siin näha ja tervitada ja ma tunnen, et ma olen nii õiges kohas, nii õigel ajal, tegemas nii õiget asja ja me teeme seda koos. Mis saaks olla veel imelisem? Aitäh, armas Kadri, sind tänan, et sa oled selle pisikese ingliga oma kõhus. Kuigi peab ütlema, et nad pole inglid, nad on suured preestrinnad ja nad ootavad, et templid saaks rajatud siia ilma. Nüüd ma näen ära, kuidas see stand-up komöödia ennast. Jah, no Kadri, sa saad ikka küsimusi ka vahepeal, see on lihtsalt ilus olla, vaatame ilusat rasedat, ja. Tere ka minu poolt. Ma tundsin, et ma jään nii kõrvale muidu siin vaatama. Kui ma ei saa juhtida, ometagi. Ja alistume. Ma polegi varem mikrofoni rääkinud, tavaliselt revääri mikrofoni. Et nii suur au on siin täna teiega olla. Ja nii palju naisi on siia kogunenud. Vaatame, mis siit täna siis looma hakkab. Mina olen Kadri Pekko, Väenaised kogukonnana looja. Ja täna siis olen siin Birgitiga. Birgit avaldas mu suure saladuse siin juba suures saalis. Linnade vaim on siin kohe tunda, ei saa vaiki olla. Ja me siis Birgitiga natuke vestleme ja siis on hääle aktivatsioon ja siis lõpus on meil üks üllatus. Surprise, kaua oodatud kaunikene. Ja Birgit on laulumaag, nagu te juba kuulsite. Ja ema, naine, linnulaine looja ja sünnitemplite looja. Ja selline naiselikkuse ja emalikkuse
ärataja. Kuidas sa jõudsid selleni üldse, et sa tundsid, et sa tahad seda taassünni templite ja laste nagu pühitsemist ja seda kõike niimoodi suuremalt ette võtta, sellele pühenduda? jah. Ma olen alati teadnud, et see tee käib läbi minu. Ja ma ise selle juures olen lihtsalt selleks puhtaks kanaliks. Ma teadsin seda. Aga mu keha, tal on oma aeg, oma püha aeg, mida ei saa kirjustada tagant. See tee valis mind läbi emaduse. Emadus ja emaks saamine on naise kõige sügavama väeportaali kodu. Meie kõrgem looming on inimlaps, elu. Meid kõiki ühendab üks ema. See ema, mille peal me kõnnime, kuid see ema, kellest me tuleme, see algallikas, eluläte. Ja mul tärkas soov. Ma ei saa öelda minul ainult, vaid tegelikult minu kallimal, minu kuningal, kelle ma olin ära tundnud. Temal tärkas 8 aastat tagasi, 20. augustil, ta ütles, et lapsi on 9 aastat tagasi. Olgem täpsed, et enne on ka ju lapsi saadud igasugustel aegadel ja ma ei tea, et mõtleme või? Ma läksin Prantsusmaale vahetult siis pärast seda küsimust ja tema oli Eestis mõnda aega ja ma olin töötanud mitu aastat õpetajana, õppinud ülikoolis prantsuse keelt ja kirjandust, saab ka minuga koos õppida Linnulaines ja siis keha oli ikka väga haige, jäi väga haigeks, järjest haigemaks jäi kogu aeg. Ja siis tegelikult see otsus sinna Lyoni, Prantsusmaale minna tuli sellisest hästi tugevast sisetunne. See avas minust tugevalt ja sügavalt kundalini jooga. Kui ma praegu mõtlen selle peale, kuidas ma ei saanud üldse istuda ka selles, nii paljud istuvad siin ilusas asendis, ei olnud üldse sellist juttu. Ja siis ühesõnaga, jõudsin sinna Lyoni ja siis hakkasid uksed avanema. Ja see hakkas juhtuma läbi laulmise minu jaoks, et ma olin alati laulnud, ma olen lõpetanud Elleri klaveri erialal ja laulnud laval pikki aastaid. Esimesena vist oli 10 aastane, siis ma laulsin Päkapiku mees, seda sama, mis Ott Lepland laulis. Mina olen Päkapiku mees.
elan paksus metsavana kännu juures sees. Ja ma sain publiku lemmikuks. Mind armastati. Ma tegin siukest tsirkust, ma mäletan, ma järgmine päev jäin haigeks. See oli mu jaoks liiga palju armastust, mida vastu võtta. Ja siis ma hakkasin oma seda laulja teekonda ikkagi nagu kompama, sellepärast et see oli mul hingel, et ma ei valinud seda koolijärgselt, kuigi mul olid sellised suured õnnestumised. Aga kuidagi oli see, et mis sa teed sellega, et lähed õpid lauljaks ja siis mis amet see on ja mis meil ühiskonnas räägitakse selle kohta on endiselt. Ja siis ma võtsin, mul oli matemaatika ja informaatika huvi ka, muusika, matemaatika, sama asi põhimõtteliselt ja siis ma võtsin kesktee, prantsuse keel ja kirjandus. Wow! No keskkond oli loodud, ma olin ikka väga suure õnnega koos, sellepärast et ma õppisin Tartu Descartesi tollases Lütse, mis praegu vaatab mul Maarja seal vastu, minu õpilane. Ja see hoidis sellist püha ruumi, kus ma tegelikult, mulle see prantsuse keel üldse ei meeldinud, kuni mul tuli üks lahe õpetaja. Signe Anso ja tutvustas meile. Quand je me prends dans mes bras, il parle tout bas, je vois l'avion rose. Vaata, sagedused lähevad nii. Ja. No vot, Edith Piaf, Jacques Brel, Lara Fabian. Kes Lara Fabiani teab? Maarja, sina kindlalt tead, sest ma kindlasti teile Lara Fabiani tutvustasin. Selline nõretav, kurbusest nõretav, igatsev armastus. Ja see sütitas mu. Ja siis teekond hakkas edasi viima ja voolama, kus siis ma olin seal Lyonis, jõuan sinna punkti tagasi ja siis hakkas vaimne ärkamine pihta. Kõik inimesed, kes mu juurde tulid, olid vaimse ärkamise teekonnal ja see muutis mind täielikult. Ja siis ma tulin tagasi ja ma teadsin, et midagi nüüd väga muutub. Ja tollel hetkel ma mäletan, ma väga palju praktiseerisin selliseid süvatasandi meditatsioone. Oli aega. Tuleb, mis teeda, oli aega. Et võisid niimoodi tundide viisi oma sisemaailmas rännata. Ja ma mäletan, põnevama koha peal nüüd kaob ära. Mul oli, ühesõnaga seal Lyonis see linnud kõik avanema, meil tuli mingi, mis see oli, The Bird hakkas läbi tulema. Bird, birdie, bird. Kogu aeg mingi nali oli nende lind. Ja laulmisega. Ja seal ma avasin enda sellise loomekanali, hakkasin ise laulu looma. Ja siis ma oli see, et okei, nüüd ma annan oma plaadi välja. Vaadake, mu esimene plaat. Jah, ilus on ju. Nii on ju, keegi enam plaate ei kuula. See on nagu rariteet, need viimased ongi alles. Need lähevad oksjonile varsti. Ja, minu lind. Ja, su perekonna nimi oli siis enne ju lind? Mäegi. Jah, neid väga palju ei ole, neid on vist 13 tükki Eestimaa peale, 15, ei juba rohkem on. Ütle uuesti, mis see nimi oli? Mäekink. Mägede kingitus, jah. Miks see prantsuskeel ka, ma arvan, on oluline, et miks see prantsuskeel oli nii ärgitav, oli see, et jah, mul oli õpetaja ja mul oli suurepärane baas
minu ema ja minu isa number 2, mul on neid, 4 on küll. Ilma peale laiali. Et aga tema, ma sain elada Šveitsis ja 4 keelt kõnelev heaoluriik. Seal päris hästi aetakse asju. Väga selged ja harmoonilised suhted. Omavahel loodusega väga, väga paigas. Ja samal ajal on uudishimu alles autonoomsus, iseseisvus ja ta on väga targalt üles ehitatud. Ja ma sain elada seal ja kogeda seda kõike, et kuidas see siis tark elamine on. No vot, ma tulen tagasi siis, et selle loo juurde, et kuidas siis emadus valis mind välja ja kuidas see tee on mind välja valinud. Ja oli üks ilus juuni algus, kus ma olin süvameditatsioonis ja ma tundsin, kuidas midagi, millele ma ei osanud nime anda, tuli mu sisse ja täitis mind üleni niimoodi, et ma 2 päeva nägin mandalaid igal pool ja see õndsus ja see õnnetunne, see oli justkui midagi, mida ma otsisin oma liooni vaimse ärkamise kundalini energiatõusu järel, sedasama tunnet. Ja ma ei teadnud, mis see on, ma lihtsalt panin kirja selle, kirjutasin kõiki. Et praegu taastan seda kirjutamispraktikat, et see on väga võimas, et see kõik alles on. Ja siis hakkasid nii huvitavad asjad juhtuma. Ühel hommikul, kui meil siis minu kallimaga sai koos oldud siis ametlikult 5 aastat. Hommikul sõidame ja kellelgi on üli ebameeldiva lõhnaga parfüüm ja mul süda täiega paha. Aknad lahti, mõtlen, mis toimub. Ja see on nina, see on instinkt, mis ütleb, et palun mürgid eemale. Kõige lihtsam. Ja siis jäin rasedaks. Olingi rase. Olin rase valmis. Sain selle kogemuse sellised, otsun okei. Ja ma kannan krooni, ma tahan rääkida ka, mis ma krooni kannan. Ma ei kanna niisama ja ma niisama ei nimeta ennast kuldajastu naiseks ja emaks lihtsalt moe pärast või et olla kuidagi uhkem ja parem. Sellel on oma lugu. Ma teile see küsimus oli. Okei. Ühesõnaga see eostamise siis hetk on ju. Et selle siis hinge või hingesädeme tulemine, et siin on üks raamat, mis ootab nüüd tõlkimist, ma räägin, ilmselt ma jõuan sellest natukene rääkida ka. Meil algab prantsuse keele kurs 1. novembrist linnulainel, kus siis on üks koostööprojektidest, on selle raamatu koostõlkimine. Le Neuf Marches ja see on Daniel Meurois ja Anne Givaudan siis ühiskonnaldus, kus nad suhtlesid ühe hingega tema eostamise eelsel ajal. Ja see info pärineb kõik sellelt siis hingelt, kes valis inkarneeruda läbi Pühaliidu. Ja ma tahan, et see on eesti keeles olemas meie järeltulevatele põlvedele. Nii et kellel on kirjanduslikud huvid, français tõmbab, seal saab laulda ka ja poesiid luua ja kõike saab, et ühesõnaga siis teate. Nii, sellest rääkisin ära. Le Neuf Marches. Ja siis mul olid magistriõpingud tegelikult veel pooleli, sest ma olin Prantsusmaalt tagasi tulnud. Ja siis ma sain ühel hetkel aru, et
ma ei tee neid praegu, ma ei hakka seda Marcel Prousti siis meie süvapsühholoogia või meie psühholoogia kirjanduslikku rajajat. Et ma ei hakka kirjutama temast 100-leheküljelist magistritööd, vaid ma lähen algan ikka hingamisse hingepakkausega ja algan ikka protsessi läbi oma sünnitust ette valmistama. Nii sai. Noh, jah. Küsin ka vahepeal. Aga räägi nüüd sellest kuldajast, mis see tähendab? Ja miks sul see kroon on? Hea meelega räägi. Kuldajastut käsitleb meie Eesti püha kunsti looja, vaimne õpetaja ja ajaloo taustaga naine Riina Gretel Leppoja. On kirjutanud terve raamatu meist kuldajastul, mis siis erinevates piirkondades on, ütleme 150, ütleks mina juba, 150-500 aasta siis tagune ajalugu. Me kehades mäletame väga hästi, mis see on. Õitsev teadvus, mis on lõdvestunud harmooniasse, mis loob elu rikkust pühas liidus, ühenduses, maa emaga, elementaartarkusega ja puhta loomise viisiga. Ja miks ma krooni kannan, on see, et mul oli esimene sünnituskogemus, sündis tütar Linda, kelle sugu ma ei teadnud. Mul oli temaga väga ilus püha kogemus. Mul oli väga hirm, et mul ei tule veed ära, sest mul ma teadsin, et emmel ei tulnud neid veesid ja ei tulnud ja siis lõpuks, kui need veed seal katki lõigati, siis hakkas elu pihta ja siis tuli kogu toetus taha ja sündisin ära ja olin nii hoitud ja armastatud ja vastu võetud suure armastusega oma ema poolt, oma ema sõbranna Tanja hoituses ja arstide toetuses. Ja mina sain oma veed lasta vette. No see oli väga võimas. Ja seda kogemus mul puhtalt oligi vaja, et kui puhas see saab olla, see kogemus, see õndsuse kogemus ja see praktiline, kui veed tulevad ära. Ja siis see ilus sünnitus oli, sain, ma ei tea, 9 palju 9-st või palju pannakse, hindeid pannakse seal, hea sooritus. Ja ma ise ei tundnud niimoodi, sest et minu piiridest astuti väga mitmes kohas räigelt üle. Ja ma pidin ikkagi väikese sellise traumakogemusega tegelema. Ja mul oli kindel teadmine, et teine laps sünnib kodus. Ja ma ütlesin aias kohe välja, et kui hakkame teisest rääkima, siis kindel. Ja mida ma siis kogeda sain tollel samal hetkel, kui te näete, ma olen siin rase selle pildi peal. Jah, see on veebruarikuus, ma olin ikka ekstremist ja ta oli vaja ikka kunsti teha, on ju. Siiri Kumariga käisime pildistamas ja paari pilte tegemas ja nunnu. Ja siis me jõudsime lõpuks sellisesse kohta, et mul oli see plaat vaja välja ju anda. Aga mulle meeldis ikka, kõik peab nagu hästi olema tehtud, on ju, et kui juba siis suurelt ja
ja kõik peab, noh, ruumi mingi kujundused ja mingid asjad ja mul polnud õrna aimu, ma mõtlesin, et ma teen kõik ise ära. Siis ma hakkasin tegema seda kõike ise niimoodi, et mul oli siis beebi. Ma sünnitasin 9. ma käisin Margit Vohti juures, käisin emaka tantsu tegemas ja siis öösel hakkas lindakene ennast sättima ja 9. pärastlõunal sündis. Ja aprillis mul hakkasid sellised, no ma olin ikka niisuguses sügavas sünnitusjärgses depressioonis. Aga kuna mul oli see plaat ja see muusika ja mul tuli tohutult uut muusikat läbi sellest tohutust kannatusest, mida ma siis üksi läbi tegin, sest mul ei olnud kogukonda naisi ümber. Ma ei teadnud, mis asi on 40 pühapäeva, mis asi on kuldne 4. trimester, mis on 40 nurgavoodipäeva, tütre järel 80 nurgavoodipäeva. Ma ei teadnud sellest mitte midagi. Ja siis ma panin meeliku jõu, hakkasin ujumas käima ja pachamaamat tegin ikka täiega. Ja see viis mu läbi. Seal juures olid ka tugevad sõltuvused, sest mul oli tohutu vajadus ühenduse järgi ja hoituse järgi, kuid ma tahtsin kõike üksi teha. Üksi produtseerib, üksi toimetab, majandab, kõik teeb üksi ära. Noh, oleme teinud ju siin 100-150 aastat nüüd ja ikka otse sünni lavalt põllu peale on see ilus müüt, mida meil on maalitud ette või see, et nõukogudeaegses kirjanduses 40 nurgavoodipäeva on see, kui naine on tööks kõlbmatu. Ja nüüd elame sellega, kõik anname kehas seda ja mõtleme, mis toimub. No vot, ja siis tegin selle mingi aastase hinge pimeda öö veel sinna otsa, käisin astraalrännakutes ja tervendasin mingeid 14. ja 13. sajandi Prantsusmaa hingeosakesi ja mitte kellegi poole pole pöörduda, psühholoogid aru ei saa, terapeutidel on nagu, ma ei tea, mis see on. Ja siis oligi nii, no life goes on. Ja siis tuli teine laps. Ma teadsin, midagi läheb nüüd teisiti, midagi on täiesti ka, et midagi on, mida ma ei tea. Ja siis ma hakkasin otsima ja siis ma leidsin kõigepealt The 4th Trimester, mis on siis Kimberly Ann Johansoni kirjutatud. See läheb ka inglisekeelsesse tõlkesse meie kirjastuse poolt, kellel on seda soovi panustada, siis palun, olete oodatud. Ja järgmine on siis The First 40 Days. Esimesed 40 päeva, mis on rohkem toidupõhine, ta on Ayurveda. Ma olen teinud seda Ayurveda versiooni läbi, osaliselt kasutanud ka Kimberly Johansoni siis toidu osa. Ja nüüd me jõuamegi selleni, et ma sain teada 5 elementaartarkust sünnitusjärgse aja kohta. Puhkus, tarkade naiste kohalolu ja hool. No puhkus siis veeelement, tarkade naiste kohalolu, hool, maaelement, õhk, loodus ja kind of tarkade naiste nõu käib ka sinna alla, et on üleminek sujuv. Tuli, tervendavad toidud ja 5. Ja see on
ei puhkus, kus see kadus? Ma tean neid une pealt. Eeter teeb nalja. Hellad puudutused. Vaat seda ma 3. Sünnituse järgselt sain väga sügavalt tunda ja ma jõuan ka selle teemani kohe. Need 5 elementi ja see toidu osa on väga huvitav olnud. See on see, mis nüüd saab ümber kirjutatud läbi meie maa, meie sünnikultuuri, meie taassünnikultuuri ja kõik, mis seda vahepealset osa kätkeb. Ehk siis kaunis elukunst, mille väga oluline osa on toit. Ja see on siis see 40 pühapäeva ja selle kogemuse ma lõin endale ise oma kuldsete kätega ja suuga. Ei osanud üldse väljendada seda üli ebamugav, kui oled harjunud tegema kõiki asju niimoodi üksi. Ja siis see väljendus oli ka selline, et ma teadsin, et see on see kultuur, mis on säilinud tänase päevani Marokos, Elevandiluurannikul, Hiinas, osades piirkondades siis see konkreetne raamat ongi Hiina naise kirjutatud The First 40 Days. Ja Lõuna-Ameerika, mis meil veel on, Venemaal osad piirkonnad, põlisrahvad ja pärimuskultuurid väga hästi mäletavad seda. Ja ma mäletan ühte sellist pilt, ma mäletaks mingi video või mingi nägemus, kuidas nüüd, et see oli Marokos, kuidas seda naist kantigi niimoodi nagu udusulge, ta oli siuke üleni valges ja teda hooldati ja tema juukseid kammiti ja teda paitati ja talle toodi toidu, talle pakuti kõik, mis vähegi võimalik oli. Ja see pilt lihtsalt oli midagi nii ilusat, et ma ütlesin, et ma tahan ka seda. Ma tahan ka seda. Ja see, mida me tahame endale, me tahame tervele kollektiivile. Me tahame värsket, puhast vett. Me tahame värsket, puhast toitu, värsket, puhast õhku. Ja ilusaid hooneid ka puust või ma ei tea, kanepiroost või mis iganes tehnoloogiad meil on, mis võimaldavad võimalikult loodusavi on ju looduslikest materjalidest luua selliseid siis hooneid, mis meie siis hingesädet kõrgemasse vormi tooks läbi kauni kunsti, jah. Et me elame oma seda kaunist kunsti kui elu ja see on üks. Ja see on meil naistena käest ära võetud. Ja siis tuli hakata seda tagasi, ma tundsin natuke nagu nõudma. Ja siis natuke minu väljendus oli võib-olla nõudlik. Ja neile, kes ei olnud kogenud emadust, neil oli palju öelda selle kohta ja see oli väga valus seda vastu võtta, sest minu jaoks oli väga haavatav koht. Aga ma tegin oma need tabelid kõik valmis ja lapsed olid toitud ja toad olid koristatud ja kõik olid söödetud ja ma ise sain isegi kujutada ette klaveri taha istuda. Ja siis ma lõin Kundalini jooga hingelaulu Chapchisid. Me laulame täna neid mingis osas.
ja siis ühel pärastlõunal, mul on see kuskil üles kirjutatud, ma ei mäleta, aga ma arvan, see oli mingi 10. ja 20. päeva vahel, siis ma nägin selget nägemust, kus naised sünnitasid lauldes orgastiliselt. Kongid mängisid, naised olid ümber, leelotasid kaasa. Püha vägi. See nägemus, no te tunnete seda, on ju? Tunnete, jah? Ja siis järsku see eelnev, mul oli selline unistus kaunite kunstide koolist, mida ma hakkasin näituse 3, mida ma kutsusin Armastuse majaks, mis oli endine siis naiste pelgupaik loodud selle jaoks, et suured naised saaksid luua ja tuua läbi puhast intellekti. Ja see kaunikunstikool üksi luues ei tulnud hästi välja. Mul oli üks suur, ma tahtsin ka rahvusvaheline ja see suur lava ja kõik pühad nägemused on ju kassiorg, laulvaid lapsi ja emasid valges täis ja suured nägemused on, ise tahtsin veel laulja ka olla, õpetada tahtsin ka ikka edasi, on ju. Ja siis jah, ma tegin selle ma ei teinud 40 päeva, ma tegin 30. Tartu Emajõe ääres sündis Hugo 1. juunil lastekaitsepäeval. Nädal aega valmistas mind ette oma tulemiseks, kogu aeg näitas, et nüüd hakkab tulema. Ma ikka panin lõpuni välja kaunite kunstide koolis, et äkki ikka saab minema. Ja siis ta tuli nagu kirsikivi, hüppas välja tund ja natuke peale. Ma olin hästi hoitud, mul oli ämmaemand ja sünnitoetaja ja ilus sünd oli. Ja väga ilus taassünd. Ja siis kolisime perega Elvasse. Et ma ütlesin neile 30 päeva annad mulle, enne ma ei liigu ka siit voodist. Ja ma olingi voodis. Ma olingi voodis põhimõtteliselt terve aeg. Esimesed 2 nädalat küll. Ma välja ka ei läinud. Ma olin nii kookonis. Ja jah. Ja sellepärast ma krooni kannan. Et ma tegin selle peaaegu 40 pühapäeva läbi. Ma taas sündisin. See oli taas sünd, see tõi läbi väga suure nägemuse, mida ma hakkasin jagama. Ma ütlesin, no nii, naised, lapsed, beebid kokku, loovusommikud, 4-5 tundi, õige keskkond, erinevad loomeruumid, hakkame loome ära, igaüks paneb oma loomingust väikse sendikese kõrvale ja ongi sünnitempel esimene olemas ja hops lähme järgmisesse ja niimoodi loomegi. No nüüd on natuke aega läinud, mul Hugo on 4 ja vahepeal on üks laps ka veel sündinud. Et ühesõnaga sellepärast ma kannan krooni, oli su küsimus. Küsijad. Nii head küsimused on, maru head. Kuidas naised on vastu võtnud seda 40 pühapäeva? Need, kellel on sünnid olnud pigem traumavabad või väikeste selliste, see ei ole, mis ma olen aru saanud, on see, et nüüd 3. sünniga Roosi siis sündis lauldes ja orgastiliselt, välja arvatud üks lõpuosa, kus ma ei lubanud seda püha energiat läbi, sellepärast et ma olin jube vihane oma kallima peale ja ma ei tahtnud seda väljendada. Et hakkas see lumepall veerema ja olin tahtsin oma üksinduses olla ja siis tegelikult tahtsin nagu toetust ka ja siis hakkasid mingid huvitavad, kommunikatsioon, eks ole. Nüüd on olemas eesti keeles nende 2 raamatu kõige olulisem info on kokku pandud ja need küsimused on olemas, on kuldse 4. trimestri loeng ja
ja õppematerjalid ja mitte õppematerjalid, no see on siis nagu vestlusmaterjalid, et oma kommunikatsiooni, oma häälega tööd teha ja rääkida asjad läbi. Et see on nüüd olemas. Aga ma ei teinud seda päris ise otsast lõpuni läbi. Nii palju teemasid oli kohe, väärtuskonfliktid on ju, kord oli perekool oli läbimata ja ei osanud väärtuskonfliktidega toime tulla. Ja siis jäid mingid teemad arutamata ja kui sünnist tulid kohe esile. Ja terve minu enda sünnilugu käis läbi, mul tehti vesi lahti. Mina olin täiesti kindel, et mu veed, 3. roosiveed tulid Elva Arbi järve, kus laupäeval on Meelte videlik. No mina tundsin ära, mul käis ühendus läbi. Nägin, kuidas lillad ja sinised need ühendused lõid ennast ära ja tegelikult oli see, et kui sa oled padurase, sa tead, sa oled nii seda vett täis, et kogu aeg lased. Ja no siis see ei olnud vesi, vaid noh nagu veed siis, vaid see oli kusi. Ütleb vanarahvas selle peale. Võid plaksutada. Halleluuja, teeme normaalseks selle, räägime asjadest nii nagu on. Ahoo. Jah, kehakontakt ja. Birgittaht.ee ja Linnulaines tuleb järgmise nädala jooksul. Need on kõik olemas, need on lihtsalt vormistamata ametlikult kodulehele. Et ma olen senimaani üksilikke teinud, ma olen muide väga rahul, te võite minna linnulaine.ee. Puhas õndsus, ma olin täna teiega terve öö ühendusest, ei lasknud mul magada. Nele kui peenäälest, mõtlesin, okei, ma panen Nele peenäälestuse peale, et siis jään küll magama. Täitsa lõpp, siuke generaator läks tööle. Ma ei ole generaator muide, ma olen projektor ja sünarh. Ja ma olin eile terve päeva teadliku ettevõtluse keskuses, kus luuakse kogu ettevõtluse uut baasi ühenduses siis Eena roheettevõtlusega. Selle jaoks, et me saaksime nüüd looma hakata päriselt. Seda, mis on meie püha sünniõigus. Jah, tuleme tagasi oma väepositsioonile ja mehed on ka siin, nad väga naudivad, kuidas me loome. Nad lõdvestuvad varsti ära sellesse harmooniasse, see on natuke ebamugav neile, sest see on segane. Arusaamatu mõistusele, sest nad ei ole aru saanud, et süda on see, mis teab ja intellekt tunneb. Ja nüüd see asi maandub kehasse järjest. Nii, ühesõnaga küsimus, et kus seda saab vaadata on siis, või kus selle kohta saab infot on kas birgittaht.ee või Linnulainel on, seal peab natukene kasutaja tuge tegema ja ühesõnaga järgmine nädal läheb tiimile, lähevad ülesanded kätte, et lihtsam on birgittaht.ee, seal on lihtsam näitud asjad. Jah, ja küsisid midagi veel või? Ja, kuule, Meelte videlik on ka ju täiega teema. Ja ma olen maalõits ka. Mis meil aeg näitab? Kuna me alustasime? Jah, 49 minutit. Hästi, tõmbame vaikselt selle vestluse kokku. Ühe asja ma tahan veel jagada, miks ma nimetan neid uusi hingi, kes tulevad. Ma tean, väga paljud naised on praegu rasedusteemadega. Hinged hõljuvad, ootavad maandumist ja naised on palutud oma pühasse kehasse tulema ja püha liit vastu võtma eneses ja traumatööd kommunikatsioonis ühenduses ära tegema. Naiste toel, tarkade naiste toel ja ühenduses oma meestega jagate, räägite seda segadust, võtate lahti seda ja julgete olla segased. Et jah. Roosi, minu tütar, kes on minu ema Ingridiga praegu siin samas kuskil. Roosi tuli minu juurde Elvas. Kohe, kui ma Elvasse jõudsin, ma hakkasin tundma, et 3. laps on väljas. Hakkasin unes nägema ja
ja siis hakkasin, mul oli see 40 pühapäeva, mis ma tegin siis nende retseptidega, mul oli seedimine nii pahuksis ikkagi ja ei saanud minema ja siis tulin meditsiinimeediumi juurde tagasi, mis mulle teise raseduse üldse kinkis. Mul tuli oma keha puhastada toortoiduga 2 korda selle jaoks, et rasedaks jääda 30 päeva 2 korda. Siis see väljahäälestus ka, nii et väga puhtal toidul umbes 80 päeva. Nii kaua siis tütre tulek tahab saada ka puhkusega, et väga oluline meeles hoida seda. Ja siis tuli, ma olin Hugo ajal läksin laulupesasse tagasi, ma olen laulupesas teinud, õpetanud prantsuse keelt läbi laulu ja muusika. See on siis üks praktika või üks selline väljend meie nunnudele, lastele ja emmedele ja beebidele, kes kodus on, et hakata laule looma. Ja siis NFT-sid looma nendest ja siis loomegi selle kauni küla ära. Ma teen kaunis külas laulu ära. Ja siis mul on 2 küsimust sulle. Kõigepealt, mida su looming sisaldab? Mida sa sinna sisse paned? No hästi palju armastust. Hästi palju pehmust ja õrenust ja hood ja kõrget ja avarat ja maandatud nägemust. Mina olen teie ema lind. See on see koht, kus tehas päevatust. Ja mis on su lõpetuseks siis kõige suurem unistus praegu? Mul on üks lugu, ma võtan selle unistuse, aga ma lõpetan selle Roosi lugu ära. Ja siis see Roosi hakkas minuga suhtlema niimoodi, et ta oli mu väljas ja ta oli minu päikesepõllikus. Nii et need naised, kes on nüüd valinud ära, otsustanud ära, et nad võtavad uue elu vastu, siis kehapuhastusse ja päikesepõimikuga töö. Kuulate päikesepõimiku piirkonda, mis see räägib kehavajaduste kohta, emotsionaalsete vajaduste kohta, hinge kohta. Usaldate oma südant, mis teab. Jah. Ja hoiate ennast tarkade naiste ligi. Targad naised võtate endale ümber ühele poole, teisele poole, vähemalt 2, ideaal 4. No võtame uue selle platvormi 4 tarka naist, kes täidavad neid vajadusi, mida sa vajad, teevad hästi ja meeldib täiega süüa teha. Need asjad, mida nemad armastavad ja mida sinul on vaja. Sellel hetkel, kui sina liigud oma pühapäevade ringi, kus iga päev on püha, aeglane, ilus, kantud, hoitud, turvaline, harmooniline, lõdvestud sellesse nägemusse, lood seda nägemust iga päev endale ja need inimesed tulevad su juurde, sa võtad nad vastu ja sa avaldud selles. Siis saab sinu turvabaas paika, sinu sära hakkab õitsema ja geniaalsus saab avalduda. Jah, emadus on otsetee, otseväeportaal ja meil on väga palju väljaõpet vaja. Meil on vaja vaagnapõhja puudutusi, meil on vaja kookonhoolitsusi, meil on vaja reikid, meil on vaja kõike, mis
selles ilmaruumis on, mis on elu jaatav, hoidev, rikastav. kõik need riided, linad, põld, mida me kasvatame, viimseni väga praktiline. algab, me tõstame oma kvaliteeti järk-järgult. Lähme allikaveele, leiame allikakohad üles, meil on kõik olemas. Mahetoit! I say hello! Jaa, see on international space, me loome rohelist, laulvat, teadlikku. Silicon Valley jääb nagu väikseks, sest meil on roheline. Me oleme metsarahvas, me toome inimesed tulevad siia meilt õppima ja viivad seda edasi. Ja meie toome siia inimesi, kes juba selles kultuuriruumis on. Me õpime oma ala parimatelt. Palju on vaja õppida. Naise aju muide sünnituse järgselt kasvab 5–10%. Ahah. Jah, teaduslikud uuringud siit samast targast raamatust. Roosi avas minus rasedusmeediumi. Ma olen ema ja ma olen naine, abikaasa, laulja. Ma olen kaunite elukunstide õpetaja, helilooja. No muusika on minu baas, sellele ma loon kõik. Ja ka rasedusmeedium. Ma teen väga alustan oma tööd rasedusmeediumina. Et ma nüüd tulin avaldaks. Can we say hello? Cool. Minu unistus. Mis ma unistan? Ma olen ise üks unistus. Ja ma unistan sellest, et igaüks siin tuulis ja kollektiivis võtaks selle teadmise oma kehas vastu ja lubaks vaimu sisse, linnuvaimu. Ja linnuvaim on see, mis ellu toob meil Maarja maa. Siin on siis, ma näitan muusikalist geniaalsust. Plaate keegi ei osta enam, on ju. Kes kuulab plaate veel? Huvitavaks teada. Oi, kui nunnu on täies. Mul eraldi CD-player selles. Ossa, nii. Vana koolikas. Need tulevad tagasi, tead. Mul ämm jättis mulle maja koos ägedate riietusesemete ühe kotiga, kus oli koerakott, ma unistan Jaapani spitsist, võt, saime. Ja Jaapani spits, selline oranž kotikene on, kus on koerakene peal ja sinna saab CD-playeri sisse panna. Et kui me CD-plaata anname välja, siis me ise keelitame neid oma garaažis seal ja loome. Ja me toome elava muusika tagasi pärimuse. Me nüüd hakkame laulma. Me hakkamegi tunde ja tunde produktsiooniga veetma stuudios. Sellel on ka oma koht. Kuid laulurahvana kõige olulisem on see tunne, mida meie looming edasi annab. Kui on vaja rõõmustada, siis hakkada ka laulma. Ja laulati suure rõõmuga ja nii hea on olla ja annad teistele ka edasi. Sina oled see rõõmuruum, mida me kõik ootame, nii nagu need beebid. Ja tuleb teha see algallikasse tagasi tulemine. Ühesõnaga, meil on laulud postkaardid. Kes tahab tulla linnulainesse? Kohe praegu siis siit saate võtta seda postkaarti tasuta koju ei võta. Kui tahate postkaarti võtta endale seinale, minul on ta altaril, väga hea koht, kuhu võtta. Praegu hind 5.55. Kui tahate ümbrikuga, tahate saata kellegile, üks ümbrik on täna kaasas. Ilusti kleepsud pandud mul peale, seda välismaalaga saata.
siis on 10. ja siis siin on üks, kui ta, selle ma kingin Kadrile. ja siin on laulvate loitsude plaat, see on SoundCloudis ka üleval ja Linnulaine eetriruumis ka on üleval. Mina olen armastus, see on taassünnihümn. Sellel aastal koos Kadriga, koos Pinni Tantsbiga saab see, ma arvan, vähemalt 10 keelt juurde, sest meil on nii palju sündmusi loomises praegu. Kadri on ka vahepeal oma 40. pühapäevas. Siis on, ma ei tea, Hekate on Kadri asemel, vaatame, kes meil seda pulti seal täidab. Ja mis sai nüüd öeldud kõik, et ühesõnaga siit saate QR-koodi ja saate otse Linnulaine platvormile, loov platvorm, kes tahab natuke uudistada, võtta aega, võtta linnulaine.ee, kes tahab otse tulla, siis tulete kasutaja ära hea ühes kohas, kui on küsimusi, Kris on olemas. Kes veel teab, Kalli oskab, Kallile teeme informaatikakursuse, teeme läbi, Kalli ka inspiratsioonisaadiku infotehnoloogilist poolt hakkab kohe seal Võrumaal looma. Me teeme hoopiski Võromaa laulu, sellepärast et no mida, lõpetame Võromaa lauluga ja siis 5 minutit pausi ja siis alustame hääleaktivatsiooniga ja ma räägin enne kui ma laulan, Kadri on kõik, on ju? Jah, aitäh. Teeme ühe aplausi. Tundega. Juhuu! Kas me tahame sünnitempleid? Kas me tahame taas sünnitempleid? Kas me tahame puhast vett? Kas me tahame mahedat õhku? Mahedat toitu? Kas me tahame selget taevast? Kas me tahame puhast eetrit? Puhas eeter. Meil hakkab eetri loomine 1. novembrist, 40 pühapäeva. Esimene eeter tuleb 31. jaanuaril koosloomeprojekt, kuhu kõik vaba looming, andke minna, andke tulla. Kõik pannakse kokku koostöös koolidega, lasteaedadega, teadlike muutuste loojatega, emadega, lastega. Palun, tulge, avage oma loovuskanalid. Enne kui ma lõpetan laulu, ma räägin sellest, mis ootab edasi, et te saaksite ära tunda, kas see on see koht, kuhu te, mis vormis te olete. Meil on kaasas siin Kristiina Paas. Kris Paas on 24. detsembril sündinud uus baas, Kristuse energia kehastus, pehme nunnu, mõnna meie kukekene kanakarja keskel. Ja me ei tee lihtsalt mingit väikest mängu, kui me teeme suurelt. Ja me teeme päris mitut asja suurelt praegu. Esiteks on sündimas Maarja dokumentaalfilmissari, mille esimene osa on Maarjamaa pühakraal, 40 pühapäeva, mis on üks siis tervikus, kuid millel avanevad väga lahedad koosloomisvõimalused. Mina vastutan filmimuusika osa eest, see kool alustab ka 1. novembrist. Meil on Väenaiste koor, kes hakkab kokku käima, see sündis eile läbi selle koostöö. Väenaiste koor, praegu on üle 30 naise öelnud jah, homme Meelte videvikul või siis homme siinsamas
laulgem, ma olen maalaulu, kell 20:30 hakkab tseremoonia ja ma kutsun teid laulma, ma olen maalaulu ja jah, see ja siis ühesõnaga täna, mis siin toimub, on see, et me teeme hääleaktivatsiooni. Ma soovin, et see jõuaks eetrisse, sellepärast et see aktivatsioon on tervele Eestimaale, tervele Maarjamaale. Inimesed hakkavad järjest jõudma linnulainesse, järjest klikkavad ära, järjest maandume, mõnus. Ja ma ei viitsi, siuke sõna, ma ei viitsi. Välja siit! Kus? Me teeme selles puhtas ruumis, avan selle koha ära ja ma nagunii räägin seda, aga teie saate seda edasi hakata andma. See on see mõte. Ehk siis me teeme täna hääleaktivatsiooni koos, millele järgneb väike näitemäng. Me lavastame siin, ajame oma sisemised lapsed välja. Minul tuleb Linda Vaim tuleb sisse. Linda oli minu mehe vanaema ja andis oma nime minu esimesele tütrele. Ta on siin, ta tahab mängida meiega koos. Heli on ka siin, minu vanaema, kes tahab ka mängida. Linnud on siin, me hakkame mängima. Ja siis me jõuame veeloitsu. Ja see veeloits on osa epiloogist Eluvesi, mis juhatab sisse kogu selle loomingu, mida ma täna teiega jagasin. Lihtsalt see on kompaktselt kokku lõigatud ja circa 10-15 minuti sisse ära pakitud meie meeskonnaga Krissi eestvedamisel kompaktselt kokku niimoodi, et seda saab jagada. Püha kunst ja ma tahan ja ma näen, kuidas me laulame seda veeloitsu koos ja see on hästi võimas ja maagiline ja see veeloits viib meid vette. See vesi siin on puhas maagia, see on puhas vesi. See on selline vesi, mis peaks igas järves olema. Arbi järv hetkel lootosõied niimoodi vohavad, et aina kasvaks, vesi on täiesti sogane ja reostunud. Vesi, veevaim soovib, et me laulaksime talle. Ja sealt edasi ma kutsun näkke vette. Ja Kris filmib seda. Lase läbi seda rahulikult endas. Sa ei ole mitte millekski kohustatud. Usalda oma sisetunnet ja oma keha. Kui sa tunned, et nüüd on see aeg, et ma viskan oma rüü ja ma lähen ka sinna vette, siis sa lähed. Mitte mingit kohustust ei ole, lihtsalt te teate, et see protsess siin, see filmimine ja kõik see on väga selge eesmärgiga. Jah? Hästi. Kas on küsimusi? Teeme lõpulaulu. Et siis te arvestate, et te jätte siis filmi peale? Jah, te jätte filmi peale. See kõik on sünnis, ilus, puhas, ilus kunst. Noh. Ma ei tee siin mingi. Poledat kunsti. Poledat selles mõttes, et see on ka väga oluline, et ma toon selle siia ruumi. Kunst on 2 väljundiga. Seda jagas meie... me lähme uude ajaarvamisse, miks ma räägin 1. novembrist. Meil on Maavalla kalender üle 10 000 aasta vana. Meil on Maiade kalender. 10 237. Ei taha täpsed on ju, Maiade kalender. Kui vana? Teab keegi? Ma ka ei tea. Kairi teab, Kairi ütleb. Paar tuhat aastat kindlasti, just oli tulesõnumid. Ja meil on Avaloni õpetus, 8 jumalanna õpetus 9. keskel. See on kogu püha geomeetria baas. See on kogu meie püha geomeetria, looduse ja naise harmoonia, siis püha geomeetria. Ja see on see objektiivne kunst, mis sünnib rahust.
rahuseisundist. kuid meil on ka kunst, mis sünnib selle jaoks, et eneses leida rahu. Et enesesse tuua rahu, taastada rahu. Ja see on ka väga oluline. See tuleb ka välja tuua, kuid see tuleb üle vaadata, siis kui avaldusse läheb. Kas see kannab neid kvaliteete? Lihtsalt hoiati seda, meil on Linnuriigi manifestatsioon, loed uuesti läbi, vaatad, kas on see, kui on, paned eetrisse. Ja. Endale lood, kui jagad, tunned läbi. Keegi ei anna hinnangut, keegi ei hakka ära võtma seda kuskilt poolt. Kui see just ei kahjusta kedagi teist ja ei ole vägivaldne teise suhtes. Siin seda teemat ei ole. Jah, et ühesõnaga me oleme uuele ajaarvamisele, see hakkab 1. novembrist, esimene loomine ametlik on siis hooaja avamine 3. novembril, kuid Teadliku ettevõtluse keskuses Tartus hakkavad sündmused looma. Seal on palju hoidke silm peal ja need on sellised aktivatsioonid, mis liiguvad lihtsalt edasi sinna, kus teie elate ka. Et tulge kohale. Ja muud ei olegi öelda. Okei, laulukene. No ma võtan oma vanaema külli. Kirjakese, saate pilti ka teha. Vanaema andis mulle laulu. Tal oli sünnipäev 1. juuni minu pojaga samal päeval. Roosi on minu emmega samal päeval sündinud. Nii. Sa oled illos Kõromaa. See on rahvalik viis. Rahvalik viis, mille loojaks siis olen, või kanaliks olin mina. Ja see on Tauno Parissoni sõnadele loodud. Ma mingi asja muudan ära, mul ei ole võro keeles õige kiri, võib-olla õige, et siis kes võrokas on, siis andke armu. Nii. Ja seal on väga tore see, et on üks koos laulmise koht. Kus on roosikene või? Roosi. Nii, koos laulmise koht. No mul on täiesti selline tunne, et ma pean hääleaktivatsiooni enne tegema. Jah. Okei, teeme tuleb, oota, ma tunnen natukene väsimust oma silmalaudel. Armsad, teeme nii, teeme 5 minutit pausi. No 5-10 on ju rahulikult, käite pissil, kel vaja supsata vette, käib supsab ees. Ja siis see on valge hobusega lopiga. 10 minutit ja kes ja siis tuleme